Tere, ma olen härra Tahtejõutu Pask, tavaline Eesti idioot, hämaramalt. Minu õnneks on kõik hästi ja papp lippab. Ma võin osta endale 7-tonnase pesumasina ning lõhkuda selle veel samal ööl. Ma võin leida tõelise õnne ning sittuda selle peale veel tossamas elus. Ma võin vaadata Võsa Reporterit ja hilisöist uduerootika programmi, sest kui ma just ei joo või naist ei põruta, võin ma teha kõike, sest ma olen jumal. Tavaline Eesti idioot. Mind on palju, minu nimi on Legion ja ma valin alati Edgarit. Mitte, et ta mulle meeldiks, aga nii mõnus on teile sitta keerata. Kui arst või õps möliseb ja ulub papi järele, siis sittuge endale suhu ja mingu parem Norrasse ehitajaks või litsiks. Need on 2 ausat ametit, millel on sügavam mõte, kus saab teha midagi oma 2 valge käega. Siin ma olen saatana väike abiline. Jürgen Roste on tänapäeva Eesti luuletaja, kelle looming peegeldab kaasaegset elu ja ühiskonda. Tänapäeva ajastut iseloomustab kiire elutempo, tehnoloogia suur roll ja sotsiaalmeedia mõju inimeste igapäevaelule. Kuigi inimesed on pidevalt ühenduses, tunnevad nad sageli end üksikuna ja võõrandununa. Rooste luuletus näitab seda vastuolu. Väliselt võib kõik tunduda korras, kuid sisemiselt kogeb inimene segadust ja rahul olematust. Selles videos kasutame Edward von Lõngus loomingut, kes on tuntud oma tänava kunsti poolest. Tema teosed kujutavad sageli tänapäeva ühiskonna probleeme ja toovad esile inimeste sisemisi tundeid. Nagu selles luuletuses on ka tema kunstis näha üksindust, segadust ja kriitilist pilku ühiskonna suhtes. Tänavakunst on osa tänapäeva linnakeskkonnast ja peegeldab otseselt seda maailma, kus inimesed elavad. Video taustaks valisime nöpi muusika, mis esindab tänapäeva Eesti muusikakultuuri. Tema looming on sageli rahulik ja melanhoolne, mis aitab luua mõtliku ja veidi üksildase meeleolu. Muusika toetab luuletuse sisu, rõhutades inimese sisemisi tundeid ja emotsioone. Tänapäeva muusika on tihti seotud elektrooniliste helidega, mis peegeldavad kaasaegset elustiili ja tehnoloogia mõju.